See on ilmselgelt suunatud sellele, et tõmmata Valgevene kaasa. Otseselt konflikti ja laiendada sõjategevuse geograafiat, raskendades seeläbi konflikti poliitilis-diplomaatiliste vahenditega lahendamise võimalusi. Ja vajaduse korral oleme valmis rakendama kõiki meetmeid, mis on lepinguga ette nähtud, et tagada oma liitlase julgeolek. Venemaa avab ametlikult uue sõjafronti ja kuulutab välja hübriidmobilisatsiooni. Valgevenes algasid täna ootamatult niinimetatud mobilisatsiooniõppused Ukraina piiride lähedal ning Riigiduuma valmistab ette seadusandlust, et valgevenelased teeniksid Vene armees. Tahtsite liitriiki, siis seal, kus on privileegid, on väidetavad ka kohustused. Ja nüüd on valgevenelased sunnitud teenima Vene armees. Lukašenka ise hoiatas rahvast, et lahkub lähiajal pikemaks ajaks riigist, väidetavalt tööreisile Putini juurde ja mitte ainult. See kõik näeb välja nagu põgenemine, sest juba homme toimub Minskis 13. Valgevene ja Venemaa piirkondade foorum, mida Lukašenka pole kunagi vahele jätnud. Wall Street Journal kirjutab, et Vladimir Putin hakkas nõudma Aleksandr Lukašenkalt abi konflikti eskaleerimisel ja tuletas talle teene võla meelde. Selle eest, et ta päästis teda 2020 aastal protestide eest. Allikad Euroopa Liidust teatasid, et hoiatustega Lukašenka poole pöördusid Emmanuel Macron ja Vladimir Zelenski, sealhulgas avalikult. Ja Macron helistas mais Lukašenkale ja rääkis temaga 1,5 tundi telefonis, hoiatades, et tal oleks parem sõtta mitte sekkuda. Kuid hoolimata sellest Moskva surve ainult tugevnes. Samal ajal tuli Poolast kiireloomuline hoiatus, et Moskva valmistab ette lavastatud provokatsiooni vale lipu all, et õigustada edasist eskalatsiooni Valgevene kaasamisega. Aga suureks sõjaks valmistub ka Putin ise ning valmistab selleks ka venemaalasi. Kreml valmistab juba oktoobris uusi polügoone 10 000 uute värvatute väljaõppeks. See tähendab pärast Riigiduuma valimiste läbiviimist. Muidugi ei nimeta Putin seda mobilisatsiooniks, kuid juba ainuüksi uute polügoonide ehitamine kiirendatud sõdurite väljaõppeks räägib paljustki. Samal ajal põleb Orenburgi lähedal pärast järjekordset rünnakut võtmetähtsusega gaasitöötlemistehas, mis töötles 60% Venemaa Föderatsiooni gaasist. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame koos kõiki neid teemasid. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja kirjutage ükskõik milline kommentaar. Alustame siis mobilisatsiooni arutamisest, mobilisatsioonist Venemaal endal. Vene võimud arutavad võimalust uueks mobilisatsiooniks, et täiendada Ukrainas sõdivat armeed pärast septembrisse planeeritud Riigiduuma valimisi. Sellest teatavad Verstka ja olulised lood, viidates allikatele sõjaväekomissariaatides ning Kremlile ja FSB-le lähedal seisvatele vestluskaaslastele. Seal teatati, et ettevalmistused massiliseks värbamiseks armeesse on kestnud juba mitu kuud. Samas ametlikult seda, mis plaanis on, ei kinnitata. Seda ei nimetata kunagi otseselt mobilisatsiooniks. Alates oktoobrist on Vene sõjavägi valmis vastu võtma kiirkoolitusele 10 000 inimesi polügoonidel, mida praegu lisaks ehitatakse. Asi on selles, et lepinguliste sõdurite voog, keda meelitatakse rindele miljoniliste boonustega kaitseministeeriumilt, väheneb. Esimeses kvartalis langes see 800 inimeseni päevas ja lääne luure hinnangul ei kata see enam eesliinil saadud kaotusi. Värbamise tempo Moskvas on peaaegu poole võrra langenud. 1708 inimest aprillis, 1378 mais. See on umbes 1000 vähem kui aasta varem. Ja edasi tooma teile tsitaadi väljaandest Verstka. Rahvas nagu oleks otsa saanud, rääkis Verstkale üks varem mobiliseeritutest. Tema sõnul on tema polk parimal juhul 40% ulatuses komplekteeritud. Ja uued saabuvad võitlejad ei suuda sõdida. Mõned tuuakse vanglast, mõned tänavalt. Kodutud sõna otseses mõttes. Kurjategijad, kus juures juba sellises vanuses ja selliste haigustega, et vaevu seisavad püsti, kurdab ta. Õli tulle lisab ka see, et Vene kindralid väidetavalt garanteerivad Vladimir Putinile täieliku kontrolli 4 Ukraina piirkonna üle, kui inimressurssi jätkub. Ja Putin on valmis neile selle ressurssi andma ning proovima veel 2-3 aastat sõdida.
Kuid siiski püüab Putin viimase hetkeni seda mobilisatsiooni edasi lükata ja proovib näiteks kaasata sõtta valgevenelasi. Ja üha enam tundub, et Venemaa plaanib avada uue rinde just Valgevenes. Täna algasid Valgevenes Grodna oblastis niinimetatud mobilisatsiooniõppused. Sõjaväelased kontrollivad kutsealuste andmeid ja Valgevene kaitseministeeriumi andmetel kutsus Ašmjana rajooni sõjaväekomissariaat reservväelasi isikuandmete täpsustamiseks. Kontroll toimub eelkogunemispunktis. Varem teatati, et väljaõppe käigus harjutatakse sõjaväekomissariaatide täiendamist reservväelaste õppekogunemisele kutsumise kaudu, millele järgneb nende osalemine väljaõppes. Ja nüüd hakkavad kutsutud reservväelased täiendama oma sõjalisi teadmisi, õppima relvastust ja sõjatehnikat kasutama ning õppima täitma juhtidelt saadud ülesandeid. Ja selle taustal ilmneb üha rohkem märke sellest, et Valgevene liigub siiski lähemale teise rinde avamisele. Wall Street Journal kirjutab täna, et Vene armee on Ukrainas lõplikult sohu jäänud ja Vladimir Putin on hakanud nõudma Aleksandr Lukašenkalt abi konflikti eskaleerimisel. Moskva on hakanud avaldama survet, lootes taas kasutada Valgevenet sõja laiendamiseks. Sõjalised kampaaniad Ukraina vastu või operatsioonide läbiviimiseks NATO riikide vastu. Sellest said teada nii Euroopas kui ka Kiievis ning hoiatustega esinesid Aleksandr Lukašenka aadressil Emmanuel Macron ja Volodymyr Zelenski, sealhulgas avalikult. Luureandmete kohaselt on Venemaa viimasel ajal hakanud nõudma, et talle antaks võimalus kasutada Valgevene territooriumi droonirünnakute korraldamiseks Ukraina vastu ja uue rinde avamiseks lähemal Ukraina lääne piirkondadele. Selleks, et tõmmata Ukraina relvajõud eemale idaalade kaitsmisest. Lisaks võib Valgevenet kaasata operatsioonidesse naaberriikide vastu, mis kuuluvad NATOsse, kuigi need ei pruugi tingimata tähendada otsest relvakonflikti. Need võivad olla rünnakud, mille eesmärk on testida NATO kaitsevõimet või õõnestada Ukraina toetamist. Näiteks umbes 20 drooni saatmine Poola-Valgevene territooriumilt eelmisel aastal. Ja nüüd ähvardab Vladimir Putin Aleksandr Lukašenkot rahalise toetuse lõpetamisega, millest Valgevene majandus on alati tugevalt sõltunud. Allikate sõnul peetakse sellel teemal läbirääkimisi peamiselt Lukašenka ja Venemaa suursaadiku Valgevenes Boris Grõzlavi vahel, kuid mitte ainult. Näiteks lendas nädal tagasi kiirkorras Minskisse Sergei Lavrov. Sellest räägime veidi hiljem. On teada, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron helistas mais Lukašenkale ja vestles temaga umbes 1,5 tundi. Pariisil on teavet selle kohta, et Valgevene kavatseb sõjas aktiivsemalt osaleda. Sellest teatas Emmanuel Macron ja hoiatas Lukašenkot selle eest. Emmanuel Macroni abiline on juba ametlikult kinnitanud sellise kõne fakti, märkides, et Prantsuse president, tsiteerin, rõhutas riske, millega Valgevene silmitsi seisab, kui lubab end Venemaa vallutussõtta kaasata. Volodymyr Zelenski teatas samuti mais, et Kiiev sai üksikasjalikku teavet sel teemal peetud Venemaa ja Valgevene ametnike läbirääkimiste kohta. Tema sõnul näitab see, et Moskva kaalub võimalust kasutada Valgevenet potentsiaalseteks sõjalisteks operatsioonideks kas Ukraina või Balti riikide vastu. Eelmisel nädalal teatas Volodymyr Zelenski, et annab Aleksandr Lukašenkale nädala aega, et eemandada Venemaa retranslaatorid retrotsüklite territooriumilt. Volodymyr Zelenski ütles, et vastasel juhul, tema sõnul, tsiteerin, Ukraina ei lase end sellesse tõmmata. Vastasel juhul Ukraina presidendi sõnul likvideerib Kiiev okupatsiooni ohu. Volodymyr Zelenski jultunud esinemine, kus ta nõuab korra loomist suveräänse riigi territooriumil, ähvardades, et muidu hakkab ta ise seal korda looma. Siin teen väikese pausi, et paluda teil toetada seda YouTube'i kanalit oma meeldimismärgi, tellimuse ja kommentaariga selle video all. Samuti liituge minu Patreoni lehega, kus meil on suletud kogukond Patchi Insight, kus saate eksklusiivseid analüüse teemadest, mida siin YouTube'is ei avaldata. Ja seal vastan ma ka teie isiklikele küsimustele ning korraldame isegi eraldi otseülekandeid küsimuste ja vastuste vormis. Aga kui soovite lihtsalt ühekordselt seda YouTube'i kanalit toetada, siis selle video kirjelduses on samuti erinevad võimalused ja viisid, kuidas seda teha.
Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest, minge kirjandusse, tellige ja toetage selle kanali tööd. Aga nüüd läheme tagasi selle juurde, kuidas Venemaa tõmbab Valgevenet sõtta. Veelgi enam, Venemaa töötab välja õiguslikku alust, et kaasata Valgevene kodanikke oma relvajõududesse. Venemaa võib seda proovida. Värvata valgevenelasi oma armeesse liitriigi õigusliku konstruktsiooni tõttu. Selle loomise lepingust tulenevalt on venelastel ja valgevenelastel ühtne kodakondsusstaatus ja teoreetiliselt võrdsed õigused. Seetõttu võib Kreml minna veelgi kaugemale ja väita, et võrdsed õigused tähendavad ka võrdseid kohustusi. See tähendab, et teenistus Venemaa relvajõududes muutub kohustuslikuks. Ja valgevenelaste jaoks, see on ju ühtne liitriik, järelikult tuleb seda ka koos kaitsta. Ja nüüd hoiatavad sõjauuringute instituudi analüütikud, et Vene ametnikud võivad nõuda, et valgevenelased teeniksid kas Vene armees või Moskvale alluvates liitriigi üksustes. Kui te tõesti tahate, võib luua eraldi armee analoogi, eraldi sellise ühise Valgevene armee ja Venemaa, nimetame seda liitriigi üksuseks ja las valgevenelased teenivad seal ning vajadusel sõdivad Venemaa eest. Seejuures saab õiguslikuks aluseks just liitriigi ühtne seadusandlus ilma mingite eraldi kokkulepeteta Minskiga. Tegelikult tähendab see, et Valgevenest võib saada de facto annekteeritud territoorium, kust Venemaa hakkab ammutama inimressurssi sõja jaoks. Lisaks sellele teatas Aleksandr Lukašenka oma pikast välisreisist ja kohtumisest oma Venemaa kolleegi Vladimir Putiniga. Sellest teatas ta üsna närviliselt kohtumisel Valgevene peaministri Aleksandr Turtšöniga. Kogu Lukašenka ja Turtšöni kohtumine meenutas pigem volituste üleandmise protseduuri ning sai selgeks, et Lukašenka tõesti ei viibi Valgevenes pikemat aega. Valgevene diktaator andis peaministrile ülesandeks hakata valmistuma eelseisvaks 13. foorumiks. Venemaa ja Valgevene piirkondade foorum, mis toimub Minskis, algab muide juba homme ning kuna ta ise suundub pikale väliskomandeeringule ja just siin hakkas pusle kokku sobituma. Eile, 23. juunil teatas Venemaa välisministeeriumi juht Sergei Lavrov, et Venemaa hakkab kaitsma Valgevenet kui liitriiki. Kuigi päev varem teatas Kremlis Peskov, et jah, Valgevene suudab end ise kaitsta. Ja nädal varem lendas Sergei Lavrov isiklikult Minski, pidas seal läbirääkimisi Aleksandr Lukašenkoga, pärast mida Valgevene diktaator teatas, et ta on sunnitud Valgevenest pikaks ajaks kiiresti lahkuma. Ametlikuks ettekäändeks on kohtumine Putiniga, kuid Lukašenka ise rõhutas, et ta on Venemaa kolleegiga praktiliselt igapäevaselt kontaktis. Seetõttu näib, et mingit kiiret vajadust Putiniga kohtumiseks ei ole, kuid siiski ütleb Lukašenka, et ta lahkub Valgevenest üsna pikaks ajaks. Ja nüüd on Poolas juba teatatud, et Moskva valmistab ette lavastatud provokatsiooni vale lipu all, et õigustada edasist eskalatsiooni. Venemaa juhtkonna järjekordsetele hirmutamistele reageeriti Varssavis koheselt. Võrreldes Kremli tegevust 3. Reichi ettevalmistustega Poola ründamiseks 1939 aastal. Poola välisminister Radosław Sikorski ütles, et Kremlilt tulnud viimased etteheited on infoaluseks Venemaa eriteenistuste operatsioonile Venemaa enda territooriumil. Et saada ettekääne uute rünnakute jaoks, järgneb Sikorski tsitaat. See kõlab nagu provokatsiooni väljakuulutamine. Ma ootan Venemaa territooriumil vale lipu all korraldatud rünnakut, millele Putin on sunnitud vastama. Tuletan meelde, et 1939 aasta augustis lavastas Abwehr väidetava Poola rünnaku Klajvitsi raadiojaamale, et anda endale ettekääne sõjaks. Millest jutt käib? Euroopa diplomaatide muretsemise põhjuseks sai Vladimir Putini esinemine sõjaväe kõrgkoolide lõpetajate ees eile Kremlis. Ja seal teatas Putin, et Venemaa annab vastulöögi Euroopa riikidele, kui nende territooriumilt tuvastatakse droonide väljalend Vene objektide suunas. Kremli juht väitis, et EL-i juhid püüavad väidetavat löökidest lahti öelda, pannes kõik tehniliste rikete või Ukraina elektroonilise sõjapidamise arvele.
Droonirünnakuid Venemaal nimetas ta katseks ühiskonda destabiliseerida. Me näeme, et kui varem piirdusid NATO riigid Kiievi režiimi toetamisega, mis tuli võimule ebaseadusliku relvastatud riigipöördega, siis nüüd tehakse seda avalikult. Läänes räägitakse sellest, et nad valmistuvad meiega sõjaks, suurendavad sõjalisi ründe-eelarveid. Samas kasutavad NATO riikide ja Euroopa Liidu juhid, nagu varemgi, selliste kulutuste ja oma riikide radikaalse militariseerimise õigustamiseks valelikke väiteid, väidetava Venemaa sõjalise ohu kohta. Niinimetatud demokraatliku lääne tegutsemisskeem on väga lihtne. Kõigepealt luuakse ohud meie riigile, sunnitakse meid astuma samme, mis on vajalikud enesekaitseks ja enesekaitsmiseks, ning seejärel süüdistatakse meid kohe kõigis surmapattudes, et õigustada oma agressiivse poliitika ja agressiivsete tegude jätkamist Venemaa suhtes. Isegi meile on see kõik hästi teada, hästi tuttav. Isegi pärast reetorlikku kallaletungi Nõukogude Liidule 22. juunil 1941. aastal, just nimelt reeturliku kallaletungi. Lääs, hitlerlik Saksamaa püüdsid süüdistada Nõukogude Liitu ja Stalinit agressioonis, tänapäeva mõistes kollektiivse lääne vastu. Hämmastav, kuid siiani arutatakse seda veel kvaasiteadusringkondades. Tahan rõhutada, et Venemaa seisab järjekindlalt kõigi jaoks võrdse ja jagamatu julgeoleku eest. Oleme veendunud, et seda saab saavutada ainult multipolaarse rahvusvaheliste suhete süsteemi loomisega, tagades iga riigi sõjalise julgeoleku usaldusväärselt. Samal ajal oleme valmis kiiresti ja adekvaatselt reageerima kõigile välis- ja sisemistele ohtudele. Sellele Putini avaldusele eelnesid mais esitatud etteheited Venemaa välisluureteenistuselt, kes süüdistas Ukraina relvajõude droonide otse 5 Läti sõjaväebaasist väljalaskuse ettevalmistamises. Lisades, et NATO liikmelisus ei kaitse Riiat. Ja lõpetuseks ütles Putin eile, et hoopis Euroopa valmistub suureks sõjaks ja väidetavalt loob Euroopa mingeid ohte. Venemaa enda jaoks Venemaa territooriumil, millele Venemaa on sunnitud vastama. Suur analüütiline saade selle kohta, milleks ja kuidas Euroopa valmistub, ilmus just täna hommikul selles YouTube'i kanalis, nii et kindlasti minge vaatama. See on üsna põhjalik ja sellest saab selgelt aru, mis tegelikult toimub. Ja lõpetuseks lisan veel ühe uudise, mida ma lihtsalt ei saa tähelepanuta jätta. Ukraina droonid tabasid 24. juuni öösel Orenburgi gaasitöötlemistehast ja Venemaa ainsat heeliumitehast. Ukraina erioperatsioonide vägede missioon toimus koostöös Venemaa Föderatsiooni territooriumil tegutseva põrandaaluse vastupanu liikumisega Must Säde. Tehased asuvad enam kui 1200 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Orenburgi gaasitöötlemistehas ja Orenburgi heeliumitehas moodustavad ühe suure kompleksi. Gaasitöötlemistehas eraldab puhastatud maagaasi ja väävlit, mida kasutatakse muuhulgas lõhkeainete ja musta püssirohu tootmiseks. Aga Orenburgi heeliumitehas võtab puhastatud väävlivaba gaasi ning sügava jahutamise meetodil eraldab sellest kõige väärtuslikumad komponendid ja neid on ainult 2. See on heelium ehk inertne gaas, mida kasutatakse vedelkütuse mootorites, rakettides ja juhtimissüsteemides. Ja etaan, mis on võtmekomponent tooraineks spetsiaalsete plastide sünteesil, mida samuti kasutatakse relvade tootmisel. Nii et Orenburgi gaasitöötlemistehas on üks maailmas suurimaid gaasikeemia komplekse, mis käivitati 1974 aastal. Ja tookord aitas kahjuks lääs metsikutel verelastel sellise hiiglase luua. See on dokumenteeritud, et just lääs ehitas selle tehase sisuliselt ülesse, andes kõik tehnoloogiad venelastele. Selle objekti võimsus on 45 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. See tehas moodustab 60% kogu gaasist, mida Gazprom Venemaal töötleb. Üldiselt on see päris magus sihtmärk. Ja täna sai see samuti tabamuse,
ning mis eriti oluline, selles osalesid need samad partisanid, kes Venemaa territooriumil siiski tegutsevad ja peavad oma sõda Vladimir Putini režiimi vastu. Aga Putinil ei jää muud üle, kui eskalatsioonile minna. Ja seda sõda saab ta eskaleerida ainult sõja laiendamisega, luues uue rinde. Ja juba on täiesti ilmne, et taas üritab Putin tõmmata Valgevenet sellesse sõtta. Ja kasutada mitte ainult Valgevene territooriumi, vaid nagu juba on selgeks saanud, ka valgevenelasi endid, Valgevene kodanikke, kes nüüd on sunnitud Venemaa eest sõdima, sest nad nõustusid liitriigi loomisega. Siin panen 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle saate all. Palun vaadake selle video kirjeldust. Seal on lingid, kuidas saate seda YouTube'i kanalit ühekordselt toetada. Ja kutsun teid üles liituma minu Patreoniga. See on selline kinnine kogukond nimega Pitchi Insight, kus me koos teiega arutame neid teemasid, mis siin YouTube'is ei ilmu. Seal vastan ma teie isiklikele küsimustele ja seal korraldame ka kinniseid otseülekandeid küsimuste ja vastuste vormis. Tulge, liituge, toetage seda YouTube'i kanalit. Pange sellele saatele like ja kindlasti jätke oma kommentaar selle video alla. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!